No näete, loond tuiskab ja õues on vastike külm ja tegelikult kui teil on suhteliselt kehvad rehvid, ega keegi ei tahagi väga Tallinn-Tartu maanteele ronida. Meie pakume teile nüüd head võimalust vaadata, et liikuda mugavalt Tallinnast Tartusse Sebe täistunni Ekspress, uued bussid, täistehnikad. Millised need täpselt on, just sellest rääkima hakkame. No tundub, Raivo, et sa oled leidnud endale mingisuguse ideaalse bussi või kuidagi, et sa oled kõik kohad tahad ära proovida? Ei, asi pole selles. Asi on pigem selles, et ma ei ole sõitnud 15 aastat bussiga. Siin ei ole üldse mingit vale juttu. Võib-olla selle aja sees, tõesti paar korda ma ei mäleta. Aga miks ma bussisõitu olen kogu aeg vältinud on see, et ma ei ole sinna mahtunud istuma. Ja see ei ole üldse mingi vale jutt, sest ma ei ole ka päris tavapärase pikkusega eestlane, 197 cm pikk. Tähendab seda, et ei lennukis ega bussis ega kuskil sellises ühistranspordis ma istuma ei mahu. Siin ma lihtsalt proovisin üle, saad aru, siin on igal pool ja mul veel vähemalt 15 senti ruumi. Et see ei olnud see, et nüüd meil juhtus siuke lai koht, et meil anti nagu tuttavatel inimestel head laiad kohad bussis. Tegelikult proovisin järgi, kõik on sellised laiad kohad. Uskumatult hea. Kas see tähendab seda, et sinu see kõige suurem esmane hirm on nüüd ära võetud, isegi siis, kui me pole veel tegelikult bussiga väga palju tutvunud? Kindlasti on inimestel teistel omad põhjused, kas sõita bussiga või mitte. Minu jaoks oli see number 1 asi. Sellepärast proovi sa sõita näiteks Valgast Tallinnasse 4,5 tundi, kus sa pead istuma niimoodi. See ei ole lihtne. Siin on ikkagi super. Mugavad istmed. Siin on mingisugused söögi. Ma ei ole veel jõudnud tutvuda. Vaatan kohe, kas netti saab, aga tundub, et saab, sest sul on juba ees siin midagi. Et see on nagu öö ja päev, ausõna. Rasmus, sina oled ka endale leidnud siit väikese ekraani. Mis sa arvad, et mis sa teha saad siin? No, mängida. Vajuta sinna, tuleb midagi siit või? Mängu nupu peale. No näed, täitsa olemas. Arvad, sul igav ei hakka? Jep. Igatahes lisaks sellele, et kui siin bussis ring käies on iga istme juures suured ekraanid ja see, et bussijuhi käest saab 2 euro eest endale osta kõrvaklapid sellele pikal reisile, on bussi keskel joogiautomaat, mis tegelikult bussides väga levinud ju nii Eestis kui ka mujal Euroopas ei ole. Siin ei pea kedagi muud, ei ühtegi teenindajat üritama, lihtsalt lükkate oma raha sisse ja saate oma joogid kätte. Istume maha, meie kohad on siin pikal reisil ja kui inimene istub nüüd näiteks oma kohale, siis lisaks sellele, et tal on tõesti väga palju ruumi, on suur paneel, kus ta saab siis nagu pildid nähagi filme, telekat vaadata, muusikat mängida, proovime televisiooni ära, sest et ma ei kujuta ette, tõesti oleks väga vahva, kui istuda nüüd 2,5 tundi bussis või 2 tundi bussis ja vaadata ilusti telekat. Tõesti väga hästi töötab kõik. No meil on võimalus lisaks veel vaadata filme. Ma saan aru, et filmides on Sebe pannud väga palju rõhku sellele, et oleks hästi palju erinevaid filme ja need filmid oleksid muutuvad. Ja ma saan aru, et siin on lisaks filmidele ja saaredele selline pidevalt uuenev valik. Mehed ei nuta. Ja film käib. Tõesti, ma arvan, et ei siin Eestis ega võib-olla ka Baltimaades selliseid häid busse ei ole, nii et mina ütleks niimoodi, et mina, kes ma olen selline väga suur tehnikahuviline, siis minul siin igav ei hakka ja nagu Raivo ütles juba, siis ruumi on tõesti palju. Kas te kujutate, olete mõnes maakonnaliini bussis või kuskil mujal sõitnud, siis on teil olnud veel lisaks oma jalale siin 20-30 cm ruumi ja ma arvan, et see on üks kõige suurem luksus. Et mul on küll iPad kaasas, ma tean, et siit saab netti on ju, aga polegi vaja minna, sest põhiasjad sa saad siit kätte ise. Sul ei olegi vaja tegelikult endal siis võtta mingit läpakat või asja kaasa. Võtad siit samast selle lehekülje lahti ja vaatad, siin on Äripäev, Päevaleht, Õhtuleht, Postimees. Ma ei tea, põhiliselt sellised asjad tunduvad siin olemas olema, saad veel keeli ka veel valida siit ülevalt. Nii et selles mõttes on täiesti okei. Võime isegi öelda, et siin on nii-öelda nutitelefoni ja siis korraliku tahvelarvuti funktsioonid juba sees. Perega sõita on hea, no näed, laps võttis esimese mängu täiesti sillas juba, meeldib. No ja kui ta siin mul terve sõit mängib, siis on ju tegelikult lõpus. Minul rahulikum enda asja vajada ja tal ka mõnus. Ei, ma olen täiesti positiivses mõttes šokeeritud, ausõna. See on ikkagi, ütleme, et asjad on edasi arenenud siin elus tundub.
minev ju bussi. Ei, täpselt selles mõttes, et kui nüüd saaks logistika kuidagi paika, näiteks ma käin Tartus, on ju, et mul oleks seal auto kuskil seal samas bussijaama juures, siis ma tõesti võtaks selle 2,5 tundi, saaks tegeleda oma äriasjadega, saadaks meilid, vaataks üle, mida iganes ja astud bussist välja, võtad Tartus auto, sõidad edasi. Kahjuks logistika praegu, ma saan aru, on selles mõttes poolik. Näiteks aga siia, kui ma tulen, kuhu ma siin bussijaamas selle auto panen, okei, siia parklasse, tund euro, no ega see ei ole nii lihtne kõik, on ju. Et logistika tuleks siin täielikult tööle mõelda, sellepärast see kõige tähtsam osa, see mugav reisivahend on juba olemas. Nii et meil ei jää muud üle, kui oodata teised reisijad ära ja sõita Tartu poole.